Tere head sõbrad, on 18. november, aasta on 2025. Täna öösel tuli sisuliselt üle Eesti 2,5-meetrine lumi maha. Tallinnas lund ei ole, aga kurat, küll. On tõesti. Lõuna-Eestis on selline tore kümblustünnine tootja nagu Avero ja nemad avasid just Tallinnas mõnusa kümblustünnide longi. Ja mis sa salata, kui õues on nii külm, nagu ta praegu on ja lumi on paljud kohad maas, siis ma arvan, et teda auravad seda mõnusat kümblustünni. Me hüppaks hea meelega sinna sisse küll. Läheme vaatame, kas saame natuke sooda ka. No tere, Joel! Ma saan aru, sa annab oota nüüd! Joel, miks sul kõik jääga on täidetud? Me pidime tulema mõnusasse kümblustünni, meile müüdi maha, et me tuleme kümblustünni. Kümblustünn, vähemalt sealt, kus mina pärit olen. Tähendab sooja. See tähendab sooja. Ja 3 õlut. Väljas on külm, miks sa jääs istud? Soe ja külm käib alati käsi käes, enne kui te lähete sooja, tulge külmast läbi. Teeme ühe külma tünni ja... Ma ei taha ja meil on nii palju jääs ju. Siin saavad tegelikult põhikooli tüdrukud ka hakkama, saate teie ka, nii et tulge sisse ja räägime siis. Ma ei ole üldse selleks valmis. Miks on vaja Joel ründama hakata? Põhikooli tüdrukud. Ma olen tegelikult üks kavab. Nii. Ründasin intervjuu niimoodi ära. Küsimus. Olles tünnis. Korda mööda nagu stuudios. Korda mööda. Ainult küsimus hetkel filmis. Meie küsimusi, siis me tuleme välja. Nagu korda mööda. Soojame seal soojas ära. Pärast monteerime siis. Pärast monteerime nii, et vaata ei saa mitte midagi. Sellega ma saan hakkama. On ju? Ja. Nii. Joel, me oleme kohe valmis. Proovi teie enesekindel nägu. Joel! No nii! Me ei ole mingi koolitüdrukud, me olen esimene, kus ma tahan. Ja ma arvan, et me oleme valmis intervjuud läbi viima. Ma arvan, et see pole üldse mingi küsimus. Need koolitüdrukud oleksid juba siin sees tegelikult. Sa jäta need tüdrukud rahule. Hakkame pihta. Esimene küsimus sinu poolt. Mina olen esimene, jah? Just, mine vette. No nii. Ma igaks üks ütlen, need võivad olla su elu viimased minutid. Kui sa peaksid siit eluga välja tulema, meil 29. on selle salongi avamine, me saadame sulle kutse ka. Suurepärane. Tuled No läbi. siis nüüd on see ka öeldud. No nii, Mis mõttes see viimane intervjuu võib olla, kas siin ei ole põhja või? Ei, siin põhi on olemas, aga kuna siin on nii külm, siis kõik mehed siit välja ei tule eluga. No nii, tule sisse. Hakkame pihta. Jaa, sees hakkab soojem, ma luban. Suurepärane. Nii, intervjuu algab nüüd. Joel, kaas seda! Challenge'it olen juba teinud! Külma tünni! Ma kuulen vaiksemat häält ka. Täna on 334. päev järjest mul jäävanni. Ma istun siin kuskil 2–25 minutit. Mu unistus tegelikult oleks olla 45 minutit, aga tavaliselt enne 30. minutit, kuskil 25. minutil hakkab uriin roosaks minema ja selles mõttes väga tervislik ei ole. Nii, Nii. Sul hakkas... Nii. Kui soe vees on? Siin vees on 0–4 kraadi, vee tihedus on kõige suurem, kui on 4 kraadi, siis see vajub põhja, aga see pealmine jää, mis siin on selles mõttes... No, 0 kuskil, jah. Kas sul on kodus ka sisse kümblustünn või kus sa kogu aeg seda teed? Noh, mul on rõdul pandud üles külmatünn ja igal hommikul enne tööpäeva või lõunapauside aeg näiteks ma harrastan seda teha. Vahepeal on ka aeg, kuidas ma pean valgust kasutama ja enne õhtut tegema. Väljas on juba kell 3:10, nii et päeva esimesest poolest peab see tehtud saama. Rahu, ma kuulen vaiksemat häält. Aga mis siis saab, kui sa oled haigõled palavikust näiteks? Tähendab, üks kord on juhtunud tõesti niimoodi, et mul oli koroonaviirus, mul oli kuskil 38 palavik ja see on ainukene kord, kus ma 10 sekundit olin sees. See oli niimoodi, et kui ma väikse varba panin siia vette sisse, siis mul juba silme ees lillad käpid lendasid. Aga üldiselt inimene, kes tahab seda jäävanni teha, kui ta tunneb ennast halvasti, siis mitte teha ja kindlasti enne sellist ekstreemsust konsulteerida perearstiga. Kuidas selle ideeni üldse tulid ja miks? See asi sai alguse sellepärast, et ma otsisin endale põnevust ja ebamugavust. Ma tahtsin iga päev teha midagi, mis nagu räigelt sakib ja miks mitte seda teha külma ilmaga, külma veega, ükskõik kuidas ma ennast tunnen, konstantselt iga päev teha jäävanni niimoodi, et ma mitte ühtegi päeva vahele ei jäta. Ja täna on 334. päev järjest, mul ei ole mitte ühtegi päeva vahele jäänud. Aga sa elad ju korteris. Kus on see külmamasin või kus sa see külma saad?
No 29. päeval leidis mind selline ettevõte nagu Avero ja ta tõi mulle upitajaga 5. korrusele täpselt selle samuse külmatünni. Avero ei müü mitte ainult neid külmatünne ja kümblustunne, vaid ka reaalseid külmamasinaid. Niimoodi, et kui tuli kevad, sain ma külmamasina ja tänu sellele külmamasinale ma sain fikseeritud kindla temperatuuri 3 kraadi ja niimoodi terve suvi läbi ma olen teinud jäävanni, mitte ühtegi päeva ei ole vahele jäänud. Joel on teinud maailmarekordi hinge kinni hoidmisega vee all. Tüüp on 2 päeva seal juba olnud. Haip! Ta ei väsi üllatamast lihtsalt. Ja võib-olla mu unistus oleks ära teha isegi 1000 päeva järjest, sellepärast et mul kõik tingimused on olemas, tahtmist on ja nüüd kui tervis ka oleks, siis ma teeks selle ilusasti ära. Joel, räägi, kuidas sul see protsess võrreldes algusega muutunud või kohe sa ju istunud nii kaua seal sees? No iga korraga tegelikult läheb lihtsamaks. Alguses võib tegelikult istuda 10 sekundit, 20 sekundit ja võib-olla kõige parem hakata üldse harrastama sellist asja on septembrikuus näiteks kuskil väljas. Siis ei ole sellist olukorda, et ma ei tea, jaanuaris või veebruaris, kui on räme pakane, istub inimene sisse, saab sellise šoki. Kellele sa seda masinat või tünni soovitad? Alustame kõigepealt sellest, et inimestele, kellel raha on, aga inimene, kes tahab enda vaimse ja füüsilise tervisega vaeva näha, siis soovitan seda asja kõikidele inimestele, kes tahab oma elu natuke distsiplineerida, oma elu natukene ebamugavaks elada ja iga päev lihtsalt teha midagi, mis räigelt sakib. Me täname sind selle suurpärase intervjuu, soovime ainult edu ja tahame omalt poolt tervitada kõiki koolitanud või... Nii punaseid jalgu mul pole küll varem olnud. No nii, ühesõnaga head sõbrad, kellel on vaja väljakutseid elus või kümbustünne või külmatünne? Siin on Pärnu maanteel. Avero, võtke Averoga ühendust. Elu küll lõpuks Ma ei olnud see nii juhul. Ma tahaks jalad panna kerise peale lihtsalt. Püksid teevad haiget. Nii sõbrad, 10 minutit umbes möödas. Käsi veel natuke väriseb, aga ma ütleks, kõik on korras. Tuju on hea, midagi halba ei juhtunud. Ilujalad on juba ilusti taastunud, ei ole enam punased. Joelgi mõnusasti rätiku sees. Võib öelda, et on saunas mõnusasti. Kuidas tunne on? Väga hea. Saite paremini hakkama kui need koolitõrukad isegi. Ma arvan, et vähemalt sama hästi, jah. Nii et Avero ootab teid, kui soovite ka endale kümblus või külmatünni või mingi saunavärki ja ma arvan, et kõik on hästi. They ask you how you are, you just have to say that you're fine when you're not really fine.